Pojďte prdele. Tere! Tore sind kohata. Kui palju seeni said? Ma ei leidnud ühtegi, kui päris aus olla, jah. Uku altarini, siit on 5 minutit kõndida. Ja seal on igal neljapäeval tehakse tuld. Nii et seal võib olla tuhk, võib olla veel soe. Ennem seda, kui ma siia tulin, mõtlesin, et Leedu on selline natuke nagu jörmim või selline natuke mida karta või nagu lätlasi, nagu keegi tõstab siit kõrvust üles ja ütleb ära Riia turule mine. Et selles mõttes nagu selline natuke nagu ohtlik tundus see kant, aga praegusel hetkel, kui ma mõtlen, mul vanaisa oli mulk ja olen elanud Tallinnas väga palju oma elust ja seal oli seda mulgi uhkust natuke vähevõitu järgi ja siin on see kõik olemas alles. 3 korda rohkem selliseid muinasjutte, 3 korda rohkem kõike. 3 miljonit inimest või natuke vähem. Neil on ka see, et ikka natuke vähemaks jäänud. Siin on see piiskopiloss. Neil on nagu, kuidas seda öelda, vedanud, et neil see Kaunas on. Kaunas on nagu selline koht, kus nad suutsid alles hoida oma riiklust, sest eelmise vabariigi ajal ju pealinn oli siin ja siin on olemas kõik need siis nagu presidendilossid ja esimene parlament ja esimene ülikool. Leedu ülikool oli siin muidugi, kuigi see ütleme, Vilniuse ülikool on renessansi aegne, aga see omakeelne ülikool, nagu meil Tartus eestikeelne ülikool, see avati ikka siin, siis kui 18. aastal nemad kuulutasid oma vabariigi 1 nädal enne Eestit välja. Et meil on sünnipäevad ka lähestikku ja siis nad nagu paljud selle maanurga rahvade arvavad, et eestlased on natukene nagu aeglasemad neist üldiselt. Et see tähendab neile seda, et siis nad võivad nagu nalja heita. Ja selle naljade koha pealt mulle meeldib üks anekdoot, et kõik kardavad ilmselt aega. Et mis aeg meiega teeb, et jääme vanaks või elu saab otsa või aga aeg pidi kartma eestlast. Et selles mõttes ja kui nüüd mõelda nagu selle peale, mis Ernst Hemingway ütles, et igas korralikus sadamalinnas peab olema, see on Püha Jüri klooster, millest me mööda lähme, seal oli üks huvitav munk 500 aastat tagasi. Tema mõtles oma kiriku peale nagu korraliku maasturi peale, et ta üritas sinna pagasiruumi sättida sellise korraliku tünni, mis annab sellist korralikku passimatsu. Ühesõnaga, ta tegi sinna sellise oreli, mille passviled olid teises kiriku otsas. Niimoodi, et ta andis sellise ump. Nagu mängid Johann Sebastian Bachi, aga siis see, mis kõlab, on need fuuga bass helid takkajärgi teisest kiriku otsast.
siin oli see Bernardiinide klooster, see oli frantsiskaani ordu, kes siis nagu oli ainult Poolas ja Leedus. Ja sama arhitekt on teinud Vilniuses selle Püha Anna kiriku, mis on väga nende au ja uhkus. Napoleon kunagi tahtis seda sisse vehkida. Võib-olla lähme mööda muru, aga sama teed pidi põhimõtteliselt, aga seal on lihtsam kõndida, et siin tehti just see väljak korda. Et kui kujutate ette, et siin selle juti peal on neil see Püha Jüri kirik ja siis on katedraal, mis on siin. Ja seal näete siis Rooma paavsti. On see poolakas, kes siin. See brasiillane käis ka aasta tagasi siin, käisime vaatamas. Nüüd kõnnime selle Uku altari poole otse, ma ei tea, kuidas teil saapad lubavad küll. Näete, seal ees on see selline nagu püramiidi moodi. Võib-olla ei näe, aga me ühesõnaga läheneme sellele punktile, kus Neemeni jõgi kohtub jõega, mis tuleb Vilniusest, vana Vilja jõgi. Ühesõnaga, siin saavad praegune Neerise jõgi ja siis Neemeni jõgi kokku ja Neemen on siis mees, see tuleb Valgevenest, sõidab läbi Alituse. Alitus oli koht, kus 1000 aastat tagasi mainiti Leedut esimest korda. See oli lihtsalt, et Alitus löödi kirvega maha üks munk. See oli, nad on väga uhked selle üle, et see mainiti, esmamainimine oli 1000 aastat tagasi Alituses. Sealt see jõgi siis tuleb läbi Alituse, tuleb ta siia ja siin selle kolmnurga peal, kus me praegu kõnnime, et kus need jõed ristuvad, et seda kolmnurka nad nimetavad Santakaks. Santaka on nagu suhtlemine ka nende keeles, et Santakei on nagu, et kas sul on suhted inimestega korras. Ja siin siis need jõed suhtlevad, et kui mõelda, et kui me oleks kiviaja inimesed, et siis see koht oleks nagu nende kiirteede ääres, et eesti keeles paljud inimesed mõtlevad, et see sürgavere ja vaimast vere ja et see on kõik nagu mingisugune verega seotud ja et tuleb see jõgi kuskilt soost. No mina ei usu. Selles mõttes, et nendel on siin, on see panevesis, tähendab nagu nevesiveere. Ja siis palanga on langaveere. Et selles mõttes need on kõik millegi ääres. Näiteks, et kui on Viljajõgi, mis oli vana selle jõe nimi, mis siin kohtub Neemeniga, siis on selle linnaosa nimi, kus ma elan, on Viljam poole. Et see on põhimõtteliselt see Viljam pole ja siin on siis näha see kolmnurk, kus need jõed kokku saavad kõik. Ja siin on see, mis ta nüüd ongi? No ühesõnaga, nende sümbol on selline kroon. See on siis nende kuninglik sümbol, see on nagu meie Lembitu aegne kroon, nendel oli Lembitu ajal. Õigupoolest, kui Lembitu oli juba vana mees, siis neil oli üks noor kuningas, oli Mindaugas ja tema siis ordumeister vist kroonis ta kuningaks. Ja siis neil ainult üks kuningas on olnud ja 1 aasta. See on kogu Leedu see kuninglik ajalugu, aga et nad on selle üle nii uhked, et nad peavad seda kuningas Mindaugase päeva. Sel päeval on kontserdid ja kuigi see oli 700 aastat ja enam tagasi, see ikkagi nende jaoks nagu väga palju tähendab. Ja sellepärast nad hoiavad oma neid traditsioone hästi elus. Vabaduse sambad on neil samasuguse kujuga, et hästi lihtne taastada. Et
graniidi need jupid ja nendega ei ole midagi teha, need pannakse jälle uuesti kokku. Et selles mõttes see on neil nagu... Lähme veel edasi. Mul oli see Santaka mõte oli just see, et nagu siit, et mille pärast meil see riik olemas on üldse. Et kujutate ette, kui meil oleks, et Tallinn võetakse ära, et poolakad võtavad Tallinna ja mõtlevad, et see on nagu nii juudi linn, et seal on nii vähe eestlasi, et lähme nagu võtame selle Poolale ära. See oli täpselt see, kuidas poolakad mõtlesid 100 aastat tagasi ja Leedus olid siin Kaunases olid igal pool plakatid üleval, et ega meie ilma Vilniuseta maha ei rahune. Kõik. Rohkem midagi muud ei olnudki. Nad olid siin Kaunases ja ei saanud maha rahuneda. Ja selle koha peal siin siis tuleb see jõgi, mis seal voolab, on sellest Valgevenest ja siis see teine tuleb Vilniusest. Ja lähevad merre, sellel ajal ta oli veel Preisimaa. Ja näiteks selle koha ajalugu on hästi laaditud veel sellepärast, et ta on olnud nagu Narva mõnes mõttes 200 aastat tagasi, kui Napoleon siit üle jõe ujus oma meestega. See oli ainuke koht, kus ta üle jõe läks ja see oli Saksa ja Vene piir. Teisel pool jõge oli Saksamaa ja siin oli Venemaa. Niimoodi, et põhimõtteliselt see hetk, tal oli nagu preisikuningaga diil, et ta võib oma vägedega läbi jalutada siis sealt Preisimaalt. Aga venelastega tal diil ei olnud, nii et esimene koht, kus tal nagu tõesti selline aktiivne tegevus algas, oligi Kaunas. Ja selle tõttu siin on nagu täis linn maju, kus Napoleon on elanud, kus Napoleonil on oma mägi siin nagu vana maalin ja mingid gravüürid on, kus ta oma vägedega on seal õitsil, ütleme niimoodi. Aga et üllataval kombel see linn on väga elus, et siin on mitu väga tugevat ülikooli. Meil on see Vytautas Magnus, mis tähendab nagu saarlastel oli see Tarapita, aga neil oli siis kuningas Vytautas. Ja kuningas Vytautas siis oli selline mees, kes suutis kõik Saksa ja Rüütli ordud nagu maha lüüa seal Poolas. Oli selline koht nagu Grünewald. Ja see tähendab seda, et see ongi šallkiris. Šaljas on roheline, meil on haljas. Ja selles linnas siin on haljas mägi, mis on nagu, kus on suur tammik. See on võib-olla maailmas kõige suurem tammik on siin linnas. Siin linnas on hästi palju kindluseid. Ühes ma kasvatan kartuleid. Tänapäeval nimetatakse seda urban gardening. Et see on isegi osa sellest kultuuripealinna projektist. Paljud sellised nagu arhitektid teevad seal oma projekte, ehitavad seal nendest, mis seal vedeleb seal kindluses asjadest objekte ja installatsioone. On käinud seal Saksamaalt igalt poolt. Eile käisime saare peal, selle sama jõe, see on siis selle Neemeni jõgi on siin, on ju. Selle Neemeni jõe saare peal käisime kontserdil. Seal oli niimoodi, et nagu meie Saku suurhall, aga et ta oli nagu inimesi täis ja inimesed said seal lihtsalt kõndida. See oli sümfooniaorkestrid ja mängisid, see oli originaal esiettekanne maailmas ja see oli pühendatud Kaunasele, Kaunase kantaat. Ja olid üle maailma solistid, ooperisolistid, kes laulsid ja video suured screenid olid. Ja päris uhke oli, näed, siin on tulekivi on ka täitsa olemas, nii et ajalugu on siin olemas kiviajast. Selle võib tasku panna. Aga et siin on siis näha, kuidas ta läheb. Seal siit edasi on näiteks linn nimega Vilkis, kes tähendab hundilinna ja siis on selle Neemeni kalda peal on kogu aeg on kindlused, et siin on nagu see Raudonas, raud
on meie mõistes raud, aga nende mõistes on raud on punane. Punane värv on raud. Raudoona on rauakarv on punane. Ja siis siin on need punaseid kindluseid. Üks on siin Kaunase ääres, on Raudontvaris, mis oli vana siis ka Liiviordu kindlus. Et ühesõnaga see Liiviordu maad tulid siia Kaunase juurde välja, et nagu väga tegelikult lähedane koht selles mõttes. Ja siit võite vaadata see sama, kus me Raekojas saime kokku. See Raekoja nurk on seal see Jüri klooster ja siis Lossi park on seal. Ja see on Lossi pargis, ma nägin esimest Eesti lipu varianti, mida tavaliselt nagu ei mäletatagi, aga siin oli see eelmine ekspositsioon ja seal oli Viljandi komtuuri lipp ja see oli sarnaste proportsioonidega nagu Läti lipp, aga lipu südamik oli must ja see oli valge. Et selles mõttes ta ei olnud see ristilipp, vaid oli nagu Läti lipp põhimõtteliselt, valge. Ja ma arvan, et sellest võib ka nagu lugeda Eesti sinimustvalge ajalugu, et ta ei pea tingimata olema see hetk, kui EÜS võttis selle sinimustvalge, sest ma arvan, et see Viljandi komtuurkonna lipp võis mõjutada seda valikut, et selline lipp sai meie rahvuslipuks. Võt sellised lood ja seal kerkib nüüd uus linnaosa, see on soomlaste firma ehitab, see on Ühtühtüme ja selle nimi on siis Linnuse linn, sest sealt vaated avanevad sellele Kaunase kindlusele. Me võime minna sinna, seal on see ratsamees nimetavad seda viitaotaseks või viitiseks. No see, kus see torn on põhimõtteliselt, et seal Vilnius ütles ei sellele skulptuurile, sellepärast, et nad ütlesid, et see on liiga rahvusromantiline. See on nagu meil Suure-Jaanitse Lembitu monument, mille Laidoner kunagi avas. Et see oli nagu justkui väga selline üliromantiline ja mitte vajalik. Sellega oli sama lugu siin, aga neil on see Ameerika president on natuke vanem kui meie Toomas Hendrik Ilves on see Adamkus ja Adamkus oli siin avamisel ja uhkelt rääkis, et ikka kena, et Kaunas ei põlanud ära seda Ukrainas valatud suurt pronkskuju. Et Vilnius ütles, ta pidi algselt oli ta plaanitud sellele kohale seal Lukiškių väljakul siis sellise nagu maja ees, kus on kõik need küüditatud nimed on nagu vundamendikivides, seal on selline nagu nende KGB maja ja sinna ette nad tahtsid selle ratsamonumendi siis nagu paigutada. Aga siis Vilniuses nagu hakati rääkima, et ei, et kas ikka ei sobi ja selline nagu kitsi elemendid, et ta on ikka Riiga ajalooline ja niimoodi. Aga siin tähendab, kui mõelda selle peale, et Balti riikides üldiselt see ajalugu on nii läinud, et ega neid interjööre enam palju alles ei ole. Et samamoodi nagu Eestis, samamoodi siin oli see Art Deco oli väga õitsval järjel, oli palju ilusaid interjööre ja seinamaalinguid, aga ega neist alles väga palju ei ole. Ja minu meelest selline nagu natuke nagu Leonardo ratsamonumenti meenutav kuju ei ole üldsegi halb, kui võtta, et Püha Jüri peaks ka nagu nii hobuse seljas olema. Siis see nende viitis, mis ma arvan, et ta tuleb, ma kunagi õppisin Ravennas mosaiki ja seal oli Ravenna peaväljakul on mitte Peetrus ja Paulus, vaid seal on siis Sant Apollinarius ja San Vitalius. Ja ma arvan, et see sama San Vitalius on andnud nime nendele sellele viitautasele, sest tema oli ka sõjamees ja Apollinarius oli nagu rohkem karjapoiss või selline nagu mõttemees, kes hoiab nagu karja koos, nagu korralik koer. Et selles mõttes ma arvan, et see, et seal selle suure 500-aastase Jüri kiriku kõrval on nüüd
ütleme nii, et suur pronksist Jüri, mille kannuse selle rattaga saavad lapsed mängida, teeb kõvasti kõrinat. Selle koha peal oli lennuväli ennem sõda ja linnapea see samune sadama koht oli täis aurulaevasid. Siin oli nagu mingi 20 aurulaeva ja oli jahtklubi siin ka. Aga peale seda, kui nad ehitasid sinna hüdroelektrijaama, tekkis Kauno Maarjus või selline nagu paisjärv, nagu Narva veehoidla. Ja siis peale seda neil jõgi üle kallast ei käi ja laevu sõidab vähem ja jahtklubi kolis sinna selle Pasaisli äärde. Seal on ka väga ilus koht, muuseumid, asjad, kui teil on aega, seal on nagu Itaalia barokkmaali kõik seinad täis Pasaislis, et seal on nagu, neil oli see, kuidas siin öeldakse, aitäh on atšu, babutšokik, patsu, et tähendab aitäh, musuta pätsu põhimõtteliselt, et nendel oli pats, oli see, kes oli 17. sajandil kõige rikkam mees ja tema tegi siis selle Peeter Pauli kiriku sinna Vilniusesse ja ehitas Pasaisli selle nunna kloostri siia. Mida meil kindlasti sellisel määral säilinud ei ole, on neid nagu skulptuure, mis on seal Vilniuses selles Peeter Pauli kirikus ja maalikunsti, mis on siin, et seal on väga uhked Vana Testamendi kajastused, värvilised, mis on nagu 17. sajandist ja on suureformaadilised ja nii. Ja. Linna kõige kuulsam asi on see Vabaduse puiestee. Et see on nagu, algab Soborasest pihta, mis näeb välja nagu Aleksander Nevski katedraal, aga jutt sellest kirikust on täpselt selline, et ega seal kunagi Vene kirikut sees pole olnud. Keegi ei mäleta sellist asja, et oleks kunagi Vene kirik olnud. Ja lähed sisse, see on nagu Leedu sõjameeste kirik. Ja näeb välja nagu Aleksandri katedraal, aga seest on täiesti korralik katolik kirik. Ja Leedu lipud on igal pool ja sellest hakkab siis Vabaduse puiestee pihta ühistöö, kui vaadata siin näiteks arhiivis plakateid. Need on täis neid, kõik need ennesõnaaegsed, mul ikka vanaisa käis oma venna ja õega alati, vaatas kõik Estonia teatri etendused ära ja kõigi nende plakatid on umbes leedu keelest olemas, sest nad gastrollisid Kaunasesse mingil põhjusel. Ju see ühendus on olnud ikka varem ka, et üsna oluline Balti riikidel, kuna me sama aegselt oleme oma riigid nagu vabaks võidelnud, et siis see oli neile ka tähtis, võib-olla isegi tähtsam see Balti riikide ühtsus kui meile eestlastele. Et mitte kunagi ma ei ole kuulnud siin ühtegi paha sõna, et ma olen Eestist. Et see on riik, kus te võite väga uhkelt öelda, et te olete eestlane ja kõik suhtuvad teisse väga aupaklikult. Nad ütlevad seda, et eestlane on meie vend. Ja see on kõik, sellega on neil kõik öeldud. Meie oleme nende vennad. Ja ainuke asi, et sellega üks anekdootlik lugu, et kui alati, kui vaadata seda Eurovisiooni lõpptulemusi, et kuidas siis nagu leedukad Eestile punkte annavad, siis on alati 10 punkti tuleb ja kõik on väga rõõmsad ja siis vaatame, et palju Eesti Leedule punkte annab. Tavaliselt sinna ikka Rootsi läheb 10, Soome läheb 9, Venemaale midagi ja Leedu tavaliselt ei saagi punkte. Et selles mõttes oleme väga üle vaadanud sellest maast ja ma ei teagi, milles see põhjus on, võib-olla me õpime seda rohkem hindama tulevikus, sest nemad mäletavad peast Tiit Sokku ja Aivar Kuusmaad ja Külamäed ja Pehkat ja kõiki neid korvpallimängijaid. Neil on siin presidendi lossis on pildid Kalevist enne sõda, kuidas nad Euroopa meistrivõistlustel mängivad leedukatega. Et selles mõttes siin on see
teave säilinud, mul on näiteks kodus Kaunases trükitud raamat, kus on Suure-Jaani piimakombinaat, kus mul vanaisa oli katlakütjaks mingil hetkel. No Vene ajal neid töökohti nii väga palju segada ei olnud, ma mõtlesin, et mille kuradi pärast ta seal selles Suure-Jaani piimakombinaadis katelt küteb. Aga siis ma sain aru, et see oli Pätsuaegne parim ehitis mingil aastal. Et tal oli nagu, no vanaisal oli nagu uhke orden oli ka rinnas, Viljandi piimakombinaat oli vaskmärk, sest Suure-Jaani piimakombinaadis seda märki ei olnud. Aga siit ma ostsin raamatu, seal oli minu keskkoolist 3 fotot. Tallinna 21. keskkoolist oli 3 fotot, interjöör, eksterjöör ja Suure-Jaani piimakombinaat oli kah sees. Et selles mõttes jah. Ja üks asi mulle meeldis seal Narva pildi koha peal, et kui meil on alati see, et nagu raha peal 5 kroonise peal, ühel pool on see Paul Keres ja teisel pool on siis see Narva ja Jaanilinn. Et meil on nagu mingi aukartus, et seal teisel kaldal on see Jaanilinn ja selline dramaatiline nimi on veel Ivangorod. Aga et seal oli foto, mis oli tehtud Jaanilinnast, Jaanilinna keskelt, Narva suunas. Ja natuke Narva Hermanni torni paistis ja pildi allkiri oli, et foto ühest vanast Vene kindlusest Narvas. et siin on nagu sarnane tunne, et siin on olnud ka see teine jõe pool on olnud Saksamaa, siin pool on olnud midagi. See ajalugu on hästi kirju, et 100 aastat tagasi siin peaaegu olid ainult Vene tsaari ohvitserid elasid ja siia tekkis Leedu kogukond põhiliselt selle tõttu, et polnud paremat kohta, kuhu oma pealinn ehitada. Sest pealinn võeti ära, midagi teha ei ole. Ja kogu infra tehti täiesti nullist. Ja sellepärast need leedukad virisevad palju vähem, nad on harjunud, et on võimalik nullist asju ehitada. Ja ma arvan, et neil on see oskus on säilinud väga hästi praegu ka. Ja seal näete, see on Fluxuse ministeerium. Kunagi oli seal New Yorgis oli selline härra nagu Joonas Mekas. Ma olin selles Vilniuse Fluxuse ministeeriumis, olin esimene rahvusvaheline kunstnik ja linnapeaga olid seal Delfis mingisugused jutud ka. Ilu on siin, vaadake siia. Tulge vaadake siia, kus siin on järved ja maad ja kogu selline ekspressiivne kunst. Ja see, mis nagu lastele kõige rohkem meeldib, on see, et siin selle kannusega saab niimoodi mõnusalt mängida. See on nagu interaktiivne monument. Ja see on tehtud siis Ukrainas, sest Leedus sellist valamise võimalust ei olnud. Et see on nagu tellimus siis nagu Leedu kunstnik tegi selle valmis Ukrainas kunagi, mingi 2 aastat tagasi. See on nagu selline vana Leedu sümbol, ütleme niimoodi, mis neil raha peal ja markide peal on olnud see viitautas või viitis. Ja tema siis on nagu nende võitluslipu peal ka, et kui te vaatate, seal on see punane lipp, sealt üles on siis kõige kõrgem tipp, seal on siis neil nagu öökulli mägi ja seal on täis neid öökulle ümberringi või selline nagu, ma ei tea, kassikakk või mis ta ametlik nimetus on ja siis seal aeg-ajalt neil käivad suurtükiga niimoodi, on sellised napoleoniaagsed vormid ja siis nad teevad sellise kõmaki ja siis heiskavad seda sama nende võitluslippu, mis on algselt oli Smetoonal ainult kasutuses kui presidendi lipp. Presidendi lossil oli see punane lipp siis valge ratsamehega ja ratsamehe kilbil on siis topelt rist, nagu üles ja alla on ristid ja selle sümboli nad on teinud nüüd nagu rahvale kättesaadavaks nõnda, et see on kõigil nagu suveniirina kodus olemas. Ühesõnaga, et nad
kui on nendel nagu selline rohkem tunne, et nad võitlevad millegi eest, et siis neil on punased lipud, nagu sellised valge ratsamehega punased lipud ja seda nimetatakse viitise lipuks. Viitis tähendab nagu rüütlilipud on neil. Ja need olid, Lossipargist olid ainult varemed järel, et see on nagu näete see lasuurne, see ülemine osa ja siis see tornikiiver, see on kuskil mitte väga ammu taastatud niimoodi suhteliselt sordiini või noh, seal on keldrid ka uhked all, et kus on nagu vanad need kindluse ajalugu tutvustavad ekspositsioonid praegu. 20. 30. Jätsid siia kõige suurema jälje, sest siin oli kõige vilkam elu, siin oli 10 korda rohkem inimesi, siin oli pealinn, siin olid kõigi riikide saatkonnad, siis neil on originaal Vabadussõja monument alles, mis on nagu näiteks nad õlle etikettide peal, neil on üks IPA, mille peal on nagu 2. Ta näeb välja natuke nagu Ameerika vabadussammas, aga pisikene, näiteks üks Jaapani kunstnik kunagi tegi seal installatsiooni niimoodi, et oli võimalik ronida sinna samba otsa ja siis oli köök ümber ehitud, et sa oled nagu mingisuguses sellises nõukaaegses köögis ja laua peal on sul Vabadussõja monumendi skulptuur. Ja kõik inimesed tegid selfisid seal, et väga lähedalt said seda originaal 30. skulptuuri vaadata. Aga et see oli selline Jaapani skulptori nagu improvisatsioon ja au leedukatele, et nad selle välja kannatasid, et nad sellist asja lubasid teha, aga neil on seal näiteks sõjamuuseum kõrval, mis on täiesti täis, seal on näiteks mingid lennukid, millega on üle Atlandi lennatud originaalid ja igasuguse ajastu mundreid ja algab kiviajast pihta ja soovitan täitsa vaatama minna ja eeskuju võtta. Ja teine pool sellest hoonest on siis Giurlionise muuseum. Giurlionis oli nende kõige suurem kunstnik ja poeet ja ta oli veel Schützi moodi muusikat kirjutas, et ta oli seal Plungest pärit. Ma olen seal majas viibinud, kus ta elas mingil ajal, see on seal Šamaidimaal ja siis tema kes talle kooli tegi, on seesama härra, kes tegi Poolale hümni, selle nimi oli Oginski ja tänu Oginskile on näiteks Kaunases Taani kõige uhkema skulptori Thorvaldseni skulptuuride kollektsioon, väga uhke Carrara valgest marmorist, tema Rooma perioodist on siin originaalid. Ja tänu sellele Oginskile, seesama härra, kes kirjutas Poolale hümni ja õpetas Giurlionisele muusikat kirjutama ja kunsti tegema seal samas Plunge mõisakoolis. Mingisugune selline tulevik võiks Eestis olla, et neid muuseume, kus oleks nagu sellist selliseid judinaid, et need asjad nagu liigutavad mind, oleks rohkem. Et seda ma nagu sooviks. Ja ma arvan, et neid on ka rohkem, aga eks see võtab aega. Aga et on mõned kohad, kus see annab lootust, et kui mõelda nagu selle venelaste varastatud Voronezi kollektsiooni peale, nagu et mis nad vedasid sinna sellesse Voronezi Tartu ülikoolist, mis oli nagu Sliimani aegadel korjatud kokku igasugustes need muumiad ja asjad, mis on nagu südamega kokku korjatud kollektsioon, mis peaks Tartus olema ja mis annaks Tartule kui turismilinnale, siis tegelikult sellest kollektsioonist saaks väga hea muuseumi, isegi ilma selle kollektsioonita. Et selles mõttes, et võiks ju olla sellest, kõik on ju ära katalogiseeritud, võib teha vineerist selle sama asja, maalida sinna peale need asjad ja öelda, selle asja varastasid venelased ära, see on nagu nad varastasid selle pätsuketi ja kui kunagi Signe Kivi käis seda ketti vaatamas, siis seal olid pooled rubiinid olid ära varastatud juba seal, neil oli nagu häbi seda eestlastele tagasi anda. Et selles mõttes nagu sellised asjad, aga et eestlastel olid veel need originaal, need Paul Luhteina vormid alles ja nad valasid nende originaalvormidega ja ma olen nagu Paul Luhteinaga samal ajal Kunstiakadeemias olnud, ma mäletan, kuidas tal oli selline pakenpard, tal oli lips ees, tal oli pintsak, ta oli Leipzigis õppinud kunstnik, ta oli nagu
see, kes tegi esimese Kuku plakati kunstijoones ja oli esimene Kuku esimees ja tema oli Kunstiakadeemias ja trükkis. Mina mäletan siis, kui mina olin tudeng, Paul Luhtein oli seal ja kõik teda hirmsasti kartsid. Siin sa siin seisad, vaatad ringi, aga kuidas sa Dürerini jõudsid? Düreriga on varasem kokkupuude, ma olen ta kõik päevikud läbi lugenud, et kunagi Düreri üks paremaid uurijaid maailmas on Gudrun Inboden, tema tegi näiteks Saksa paviljoni, tegi Veneetsia biennaalile ja selle kunstniku näitus oli kunstijoones. Ja siis ma mäletan, me läksime sellesse noorte kunstiklubisse Nokusse, seal oli Mariann Raismaa, kellel oli siis Tallinna Raekoja võtmed taskus ja see oli öösel mingisugune kella 2 ajal. Otsustasime, et lähme Tallinna Raekotta ja pummeldama ja käisime selles vana Raekoja tornis, ma laulsin talle seal Schubertit ja mängisime klaverit ja siis ma kinkisin selle raamatu, kus olid kõik need Düreri päevikud, kinkisin sellele Düreri uurijale ja sain mingil hetkel vastu ka. Aga et ma kartsin teda nagu interpreteerida ise, sest ta on nagu Johann Sebastian Bach muusikas, et ta on nagu kogunud sellise fossiilse hunniku etnograafiat ja ajalugu kokku, mitte ainult Saksamaalt, vaid ka Itaaliast ja Flandriast ja kogu selle maailma. Et selles mõttes, et ta käis nagu Itaalias, Veneetsias oma nende metseenide rahadega, siis ta nagu suutis kirjeldada ära sellised kohad, millest ei ole säilinud muud infot kui ainult Düreri mälestused. Ja mingil hetkel, kui ma nüüd nagu aasta tagasi ma uurisin natuke neid maailma vanima galeriiseeriat, seda Uffizi galerii Firenzes, olid seal need Michelangelod ja Rafaelid ja nagu need parimad asjad ja siis ma ühel hetkel nagu komistasin jälle Düreri otsa ja 2 kuud tagasi ma näiteks istusin ja sõin vorsti seal Nürnbergis Düreri maja kõrval on kõrtsus ja siis ma mõtlesin, et küllap nad Granachiga istusid seal selles samas kõrtsus, sõid seda samast kapsast ja kartulit ja vorsti ja rääkisid nagu seda kompositsiooni lahti. Aga et praegu ma arvan, et Düreril oli plaan, nagu oli näiteks Michelangelo oli plaan mitte teha ainult see Sixtuse kabelilaemaaling, vaid tal oli plaan teha valgest marmorist mägi, mis oleks olnud ühele paavstile nagu mälestusmärk. Aga ta ei jõudnud seda ära teha ja samamoodi ma arvan, et Düreril oli mingisugune plaan teha suured maalingud, aga et ta jõudis ainult selle visuaalse info kokku koguda, aga ta ei jõudnud maalinguteni. Ja kui nüüd seda jõge pidi minna mereni välja, siis seal on nagu hulk Preisi linnasid, kus on väga huvitavad kirikutes seinamaalingud ja osa on mind natuke nagu julgustanud sellist retke ette võtma, et kui Düreril jäi see asi pooleli, siis ma võin sealt nagu edasi minna, et tal on nagu väga hea huumor, et näiteks seal Jeesusel on laua peal mingisugune tükk oravat, sööb seal liha korralikult ja siis jüngrid panevad õlut ja et sellist asja, mida nagu Lõuna-Euroopa nagu maalide peal ei ole ja need sõduritel on karvamütsid peas seal, kes seal seda Jeesust tänitavad ja et selles mõttes nagu kuidas Dürer seda kujutab, kuidas ta kujutab seda, kuidas vesi sööb mäge, sellist nagu, et seda, kuidas on nagu graafiline struktuur mäe peal, milline näeb välja murdunud puu ja mingid sellised asjad. Suvel olid nad seal Manitski tünnides, seal Ilmar korraldas Kursi koolkonna juubeli ja nüüd peaks tulema Eesti Rahva Muuseumis ka, et siis ma olin iga päev natuke juurde vineertahvlite peale ja ma olin Dürerit ja interpreteerin ja mul nagu natuke peale seda läks julgemaks see tunne, kui ma maalisin seda Michelangelo Tondot püha perekonnaga ja siis ma vaatasin, et mul ei ole Tondo, mul on nagu kuldlõige nagu Leonardo välja mõeldud see formaat, et mägi vaja teise kohta liigutada ja siis ma liigutasin Michelangelo pildi peal mäe teise kohta
ja vot see on võib-olla üks kõige julgem asi, mis ma teinud olen. Leedukad olid ju 200 aastat kauem paganad kui meie. Nad arvasid, et eestlased on hädas, nad tulid meile appi. Ja tegelikult nad tulid niimoodi, et nad tulid nagu siis, kui oli külmem talv, tulid näiteks oli Muhu ja Saaremaa vahel Väina peal oli lahing, kus oli leedukatel olid hobused ja saanid. Ja siis nad ehitasid saanidest maalinna ja sinna jäid nagu kõik need ordumeistrid on praegu Hanilasse kirikusse maetud ja seal on need sellised tutimütsidega kivid, aga et kui vaadata, et miks seal neid ordumeistereid nii palju on, need olid leedukad, seesama Mindaugas käis ja see on selles Riimkroonikas olemas. Kui nüüd võrrelda Leedu kuningriiki ja ikkagi oli ju Lembitu ka väga tugev mees, et mis siin võrdluseks võiks öelda, mis on õpetlikku meile? No seda juba Eesti ajal mainisid paljud inimesed, kes siin külastasid, et leedukad oskavad väärtustada oma ajalugu rohkem kui eestlased. Ja neil on nagu üks aasta olnud üks kuningas tegelikult. Mindaugas krooniti kuningaks, Rooma tunnustas. Ta pärast võttis pagana usu tagasi ja selles mõttes ta tegi seal igasuguseid tükke. Aga et neil on see olemas ja seda nad tähistavad. Ja kui võtta selle peale, kuidas näiteks eelmise Eesti ajal avati see Lembitu monument Suure-Jaanis. Et see on nagu, et seal on olnud mingisugust sarnast, aga tänapäeval nagu kedagi nagu ei koti, ütleme nii. Et see nagu sellist päeva võiks olla mõelda, et oleks üks kena suvepäev, kui me mõtleksime, mis oli 1000 aastat tagasi umbes või mis isegi kui meil ei ole nagu täpset teavet selle kohta, et mis seal oli, siis see mõtteharjutus, et iga aasta mingisugusel juulikuu või juunikuu päeval meil on vaba päev ja me ei tee mitte midagi muud, kui mõtleme sellele kuningale, kes oli võib-olla 700 aastat tagasi ühe aasta valitses ja sai krooni mingilt ordumeistrilt Riiast või ma ei tea, kuidas ta seal. Nad muidugi on selle pidulikumaks teinud, aga tegelikult see lihtne asi, et nad on uhked selle üle, et neil on olnud kuningriik ja mingil hetkel on see valdus olnud väga suur. See peale seda Salgirist nende territooriumi alla jäid Ukraina ja Valgevene ja kogu see krempel, kus praegu madistamine käib, et see oli ju tegelikult Leedu. Et see on nagu selles suhtes leedukad hoidsid ära Euroopast mongoli pealetungi. Tegelikult. Me oleks hoopis teist nägu, kui leedukaid ei oleks olnud ja ma ei tea, kas meil on ajusid öelda neile aitäh selle eest. Näiteks ungarlasi vaadata, kes on olnud Ottomani impeeriumis. Neil ei olnud renessanssi, meil oli renessanssi kunst, meil oli Bernt Notke ja meil saime 15. sajandil olla rõõmsalt eurooplased. Aga nad tähistavad seda kuningapäeva? Ja neil on iga aasta, see on nagu üks ilus suvepäev, kui kõik saavad perega olla ja igaüks tähistab oma moodi, et selles mõttes nagu ma usun, et Eestis ka inimesed leiaksid viisi, kuidas seda päeva tähistada, kui oleks näiteks Lembitu päev. Mingisugune päev, kuningas Lembitu kroonimise päev või siis riigipäev. Et kuningas Lembitut ei kroonitud muidugi. Selles mõttes natuke teistmoodi. Mina olen küll uhke, et oli selline Lehola vanem, ütleme niimoodi, ja milline see nimetus iganes on, me ei pea muretsema selle pärast. Me võime olla uhked oma ajaloo üle sellisena, nagu ta on.
miks me siin üldse oleme? Me oleme siin sellepärast, et see on Leedu või õigemini Vilniuse hirvepark, kus 87. aastal toimus teadagi mis. Ja see siin on siis Leedu ja Poola suurim romantik, poeet, kelle kohta poolakad ütlevad Adam Mickiewicz ja leedulased Adomas Mickiewicz, kes kirjutas küll poola keeles, aga nimetas Leedut oma isamaaks. Nii et see on leedulastele ülimalt tähtis koht ja sellepärast ma sind ka siia kutsusin, et see on see hirvepargi koht, kust nagu kõik see meie ühine taas ärkamine, taas tulemine algas. Et see on niisugune ilus ja mõnus koht üleüldse ka. Aga sa küsisid, et mis tähendab olla eestlane Vilniuses ja eestlane Leedus. Et ühelt poolt on see ju väga lai asi, et mis üldse tähendab olla eestlane. Ja teiselt poolt on väga kohaspetsiifilisi asju, mida eestlased võivad kogeda ainult Leedus. Et näiteks vanema põlvkonna meesterahvad tutvumisel juba niimoodi hästi napsiselt hakkavad kindlasti rääkima lugusid Nõukogude armees, kus nad eestlastega koos on teeninud. Leedulastel on eestlaste kohta väga palju anekdoote, mis põhinevad sellel, kui aeglased eestlased on, kui mökud nad on. Ja tihtipeale siis tuleb neile stereotüüpidele ju vastata. Ja see on väga lõbus mäng, aga muidugi ma pean ennast ise väga rikkaks selles mõttes, et mul on nii isamaa kui ka kodumaa. Ja ma olen mõelnud, et kui ma oleksin puu, siis mul on ikka väga laiad juured, et ma olen püüdnud siia Leetu ka teadlikult juurduda ja mõelda sellest võtmes, et kaks kultuuri on ju rohkem kui üks ja Leedu kultuur on tegelikult ikkagi Eesti omast väga-väga erinev. Et meid tihtipeale käsitletakse kui Balti riike ja kui mingit ühist niisugust moodustist, aga see on tõsi ainult tegelikult Nõukogude aja kohta. Sest et ei religioon ega see ajalugu, mis oli enne Nõukogude aega, ütleme esimene iseseisvusaeg siis. Midagi muud meil nagu ühist ei olegi rohkem. Ja selles mõttes tihtipeale on eestlased hämmastunud, kui nad tulevad siia ja näevad, kui erinev tegelikult siin kõik on, kui erinev on siin kas või inimeste mentaliteet ja muidugi öeldakse Tallinn tornide linn, eks ole. Vilnius on ka tornide linn, aga mitte müüritornide, vaid kirikutornide linn. Nii et nagu oleks sama, aga samas täielikult erinev. Ja kuna ma ise olen Tallinnast pärit, siis see Tallinna barokk või Tallinna gootika on nagu minu südames hästi kõvasti kinni ja ma armastan seda, aga samamoodi ma armastan Vilniuse barokki. Et see on ka ühe rahva loomingulisuse ja mõtlemisharjumuste väljendus, mis tuleb meisse aastasadade tagant. Et samamoodi nagu tallinlased on oma paekivi, või üldse eestlased on oma paekivi müüride värvi tihtipeale. Samamoodi on leedulased tihtipeale oma baroksete, õite ja siukeste roosade kirikute värvi. Nii et jah, ühist on, aga on väga palju ka erinevat. See koht, kuhu me siin tuleme, see on Užupise vabariik. Užupise vabariik on see koht, kuhu mina Leedus tegelikult tulin. Ma ei tulnud Leetu, ma ei tulnud Vilniusse, vaid ma tulin just Užupise vabariiki. Ja see on siuke vabakond, kes siis arendab kunsti igas võimalikus vormis. Oleme püüdnud siia ka natuke tähele Eestit tuua.
Uusupise kunstiinkubaator, kus ma elasin 15 aastat selle sinise ukse taga seal. Näiteks, kui me lähme siia. Et see on minu nii-öelda päris Vilniuse kodu, esimene kodu Vilniuses. Vilniuse kõige vanem eeslinn tegelikult. Ja ta oli kõdurajoon, kui mina siia tulin 30 aastat tagasi. Siis ta oli kole. Aga nüüd ta on jah väga... Ma oskagi öelda seda ilusat sõna selle kohta. Ta on muutunud väga uusrikastunuks, teda tihendatakse hirmsasti, see on teada kõigile, eks ole. Me lähme sinna konstitutsioonide sinna juurde ka. No ikka, kuidas siis muidu? Need 41 punkti, missugune nendest sulle kõige armsam siis on? Mart Armakule meeldib see, et koeral on õigus olla koer. Täpselt nii. Minule meeldib see, et kass ei pea alluma peremehele, aga raskes olukorras peab tulema appi. Jaa, peab teda aitama. Jah, see konstitutsioon on huvitav selles mõttes, et ta on läinud nagu rahva sekka ka üldse mitte Uusupise kontekstis. Ja näiteks mul on sellega seoses selline lugu, et ma käisin lastepsühholoogia mingisugusel koolitusel, mis oli pikk, mingi 3 kuud. Ja see juhendaja, kellel ei olnud aimugi, et mul on Uusupisega mingeid suhteid või üldse, kes ma selline olen siin. Kursuse lõpus jagas meile kõigile need konstitutsioonid kätte ja ütles, vot kui te oma lapstega suheldes peate neid punkte silmas, siis on kõik hästi. Nii et väga siuke huvitav, kuidas üks muinasjutuline riik, nagu Uusupise vabariik, ennast inimestes leiab või inimesed leiavad ennast sealt. Nii et jah. Ja see on siis, see on siis see koht, kus ma teen oma Eesti kinopäevi. See koht on küll tegelikult seal, aga eks me jõuame sinna ka minna. Ja mis ma peaks siis Fingers crossed, mis siin siis toimub? Fingers crossed, see on küünestuud. Fingers crossed. Kõik on ümber nimetatud, jah? Jah, kõik on ümber nimetatud. See on väga armas leivapood, kus on imehead küpsised. Ma soovitan, kui siia tasub tulla. Et see on, ja üldse, see meie Uusupis ongi sellised pisikeste poodide ja pisikeste inimeste selle kõige paremas mõttes koht. Et kuhu inimesed saavad tulla ja siis ennast teostada, kui neil on selleks soovi. Aga kuidas sinul see soov tekkis ja kuidas sa tulid siia? Kuidas ma üldse siia tulin? Mul olid sõbrad siin ees. Ja plaan oli selline, et tulla Vilniusse suveks sõpradele külla. Aga siis sai suvest sügis ja siis ma sain aru, et võib-olla see siis ongi minu koht. Siis me olime kõik rõõmsad ja muretud tudengid. Ja hakkasime seda Uusupise asja siis ajama. Ja mis puutub nüüd sellesse Eesti filmifestivali asja, siis tegelikult alati on tahtmine oma rikkust teistega jagada. Ja kui mul juba on see Eesti kultuur, siis ma tahaks ju seda ometi jagada, eks ole. Ja lähme siis sinna nende konstitutsioonide poole. Ja siis muidugi hakkad mõtlema, et mis kujul saab kultuuri üldse jagada, et tuua teatrietendust, kontserti, näitust, see on ülimalt keeruline ja vajab tõesti meeskonda ja ka raha taha. Aga film on üks siuke asi, mida on suhteliselt lihtne tuua tegelikult. Siin ma käisin pitsat söömas. Siin on kõige parem pitsa, öeldakse. Nii Uusupises kui ka Vilniuses mõned arvavad. Nii et täitsa õige koht. Meie konstitutsioonide sein. Esimene konstitutsioon 2001 siia pandud. Vaatame, kas me Eesti oma ka üles leiame. Põhiseadus. Minu tõlgitud. Kiida ennast ise.
tänapäeva kultuurist teavad enamasti ainult erialaspetsialistid. Ja seetõttu siis ka see Eesti filmi nii-öelda minifestival sai väga hea vastuvõtu osaliseks ja esimesel aastal meid lausa nomineeriti mingis kino, ma ei tea, mingis Leedu auhinna kategoorias. Nii et väga hea. Ja teeme ja näitame, siiamaani ma olen siis 8 aasta jooksul näidanud 30 filmi ja see ei ole mitte see formaat, et inimesed tulevad saali ja istuvad ja film läheb käima, vaid ma alati ikka enne tutvustan ja püüan leida neid kohti, mis kõnetaks leedulasi täpselt. Et kas siis ajaloolisi või siis mingeid tegijate kohta, et lihtsalt vaatajale oleks ka mingisugune konks, mis teda selle filmi küljes hoiaks. No mida sa sellel aastal hakkad näitama? Sellel aastal mul on väga hea meel, et ma saan näidata Fred Jüssi Olemise ilu ja suur tänu Jaan Tootsenile, kes on lubanud ka ise kohale tulla. Mida võib-olla see on nüüd liiga vara veel öelda, sest et tibusid loetakse sügisel, aga ja ülejäänud 3 filmi on veel mõtlemisel, ilmselt O2 on üks neist ja 2 siis veel nagu ei ütle praegu välja, et see sõltub sellest, kas produtsent annab loa ja kuna see minu nii-öelda minifestival ei ole üldse tululine, see tähendab, keegi kuskil midagi ei maksa ja kuskil mingid rahad ei liigu, siis loomulikult iga filmimees tahab ju saada oma töö eest tasu, mis on täiesti õiglane ja normaalne. Aga mul kahjuks ei ole võimalust seda maksta, nii et ma apelleerin selle kultuuri tutvustamise ja siukse asja peale ja siiamaani on ma ei tea, 99% mulle väga kenasti vastu tulnud, nii et suur tänu kõigile neile ka. Inimene on kohustatud mäletama oma nime. Kohustatud. Võiks ju mäletada, mis su nimi on parajasti. Ja siis viimased 3 punkti on tegelikult lisatud juurde hiljem ja tunduvad siuksed vastuolulised. Ära võida, ära kaitse ennast ja ära anna alla. Aga minu meelest on neil ka siuke sügav filosoofiline sisu, et nad on võib-olla kõige tõsisemad punktid üldse kogu sellest konstitutsioonist. Nii et väga ilus ja selles mõttes soovitan kõigil lugeda. Tulge ja lugege. Tuti. Sudervee, kas sa oled seal käinud? Jaa, Sudervees olen käinud. Mis koht see on? Seal oli ka parasjagu kiriku 200 juubel. Ma ei oska sulle öelda, mis koht see on. See on, Leedus on neid, kuidas öelda, kuna religioon on Leedus niivõrd olulisel kohal, siis need kirikud ja kirikupühad, juubelid on leedulaste jaoks väga olulised ja nüüd näiteks 1. ja 2. november on leedulastel riigipüha, sellepärast et on kõigi pühakute päev ja hingede päev. Nii et need on vabad päevad ja riigipühad. Et sellest võib juba aimu saada, kui tähtis tegelikult religioon leedulastele on. Nii et kahjuks ma ei oska sulle Sudervee kohta küll rohkem midagi öelda. Kui et Leedu on tulvil imeilusaid kirikuid ja neis on võrratuid festivale, orelifestivale, mis iganes. Truskinin käis näiteks Tšurljoonise festival suvel, super võrratu sealses kirikus, punases ilusas, nii et tulge avastama. Siis teine oli Kernavee. Need vaated on muidugi sellised, et jäädki vaatama. Jah, Kernaveed peetakse siis Leedu, kuidas öelda, rahvusluse üheks võib-olla alguskohaks ja nurgakiviks, et seal on need linnamäed, mis on ühed kõige võimsamad ilmselt kogu Leedus ja see ajalugu, mis hõngub sealt igalt poolt. Ja loomulikult praegu toimuvad seal jaanipäevad, keskajapäevad, igasuguseid üritusi,
Jaanist jõuluni Neerise seal Looga ääres. Et see oli muidugi ajalooliselt talle kindlustuse mõttes üks hea asend, positsioon kui selline, aga see tähendab, et sealt on nii ilusad vaated, nagu sa isegi nimetasid. No vaat, ta on ka nagu poolel teel, ütleme, kui me Kaunasest tulime, siis kõigepealt siis sinna, siis Suderveesse, siis Vilniusesse, lõpuks ka veel Ignalinasse. Ja Ignalina kant on üks Leedu kõige ilusamaid kante tegelikult. Et seal on võrratu rahvuspark, kus on 2000 järve, mis on kõik omavahel jõgedega ühendatud, nii et seal saab näiteks teha süstamatka nii, et sa nädal aega süstatad ringi ja sa ei tule sinna samasse kohta tagasi, kus sa juba olid. Nii et see on jah, ja eestlased on muidugi võib-olla vanemad mäletavad Ignalina tuumajaama, aga tegelikult see tuumajaam, mis on ju nüüdseks kinni, on ühes teises linnas hoopis, mille nimi on Visaginas ja see on sealt 50 kilomeetri kaugusel. Me käisime seal, Ja. aga ta ei ole veel kinni. No need tööd käivad. Ja seal on päris palju töötajaid, sadu töötajaid. Et see on tohutu, me ei kujuta ette, kui suur mastaap see tegelikult on. Ja ta saab kinni alles 29. Jah, need aastaid ma ei mäleta, aga arvestades, nagu sa ütlesid, seda mastaapi, mis seal on, et see kõik turvaliselt ja nõuete kohaselt kinni panna, siis see on ikka aastate töö. Kas võib juhtuda, et ta mingil hetkel hoopis lahti tehakse, kui on siin elektrivõitsas? Seda tuleb poliitikutelt küsida. Ja leedulased on, mõned on siiamaani vihased, et miks Ignalina kinni pandi, mõned ütlevad, et väga hea. Mul ei ole oma seisukohta sellele osas. Aga Eestis tuleks teha üks tuumajaam. Kui ma ükskord Eestisse tagasi tulen, siis ma kindlasti mõtlen selle peale. Kuidas sul lapsed elavad ja mida nad sinu käest küsivad? Ja teatavasti on minu lapsed ju lätlased, selles mõttes, et leedulase ja eestlase lapsed on ju lätlased, eks ole. Ja siis, kui ma nende peale vihastan, siis ma ütlen, pagana lätlased, ei saa midagi millestki aru. Aga nad elavad hästi, nad on omaks võtnud selle, et nad ei ole päris leedulased. Räägivad mõlemad eesti keelt. No niivõrd kuivõrd, jah. Üks paremini, teine halvemini, aga mu pojal oli niisugune periood teismelise eas, kus ta ütles nii avalikus kohas minuga eesti keeles ei räägi ühtki sõna, et ma ei kuuleks seda. Okei, siis läks 3 aastat mööda näiteks ja siis oli nii ainult eesti keeles. Kui on võõrad juures, siis ainult eesti keeles. Nii et see 180-kraadine pööre toimus täiesti hämmastavalt ja eks see kahekeelsete laste puhul ongi nii, et sõbrad on ju need, üldse keskkond ja kellega sa tahad suhestuda. Nii et jah. Kui ma täna ära tulin kodust, siis lapsed ütlesid, sa lähed jälle oma Eesti asja tegema. Ma ütlesin, jah, no tšau siis. Nii et nad on sellega harjunud. Kas kooli on teil praegu? Meil ei ole praegu kooli ei ole meil sellepärast, et meil on lapsed väga erinevast vanusest ja neid on suhteliselt vähe. Nii et kui sul on 13 ja 14 aastased ja siis 2-3 aastased, siis tunni aja jooksul näiteks 5-6 lapsega selles vanuse vahes midagi ühist teha on õpetajal väga-väga raske. Ja miks ma tean? Sellepärast, et ma olen ise olnud pühapäevakoolis, Vilniuse Eesti pühapäevakoolis õpetaja ka aastakese, aga ma ei tulnud sellega toime. Ja just sellepärast, et ühed siis seal jooksevad edasi tagasi, siis teistega räägid, siis nendel on jälle igav, siis paned mingid Eesti multikad peale, aga see ei tundunud mul tol hetkel nagu jätkusuutlik olema. No tõenäoliselt tegid mingid järeldused ja leidsid selle nipi, kuidas kas läbi mängude või kuidagi kõike seda koondada ja... Eks kõik saagi otsisin, mida, kuidas näitame lotet, väitame seda, teeme seda, tähistame, räägime pühadest, räägime Eesti pühadest, mardipäev, kadripäev. Aga teine see on see, et kui eestlasest vanemad või üks eestlasest vanem
on Eesti mõttes aktiivne, siis lapsed teavad ju seda nagunii. Ja noh, lauluhääl mul kuigi hea ei ole, mingit pilli ma ei mängi, nendega ma seal neid võluda ei saanud. Ja jah, see projekt kahjuks kustus ära. Pärast seda oli veel mitu aastat erinevate juhendajatega, aga praegu tõesti meil ei ole. Aga tead, vist ongi see, mis sa ütlesid, lauluhääl, eks ju? Kui ikka laulma saab hakata, et siis see ei küsi vanust ja keeleoskust ja noh, leedulased peavad ennast ka ju laulurahvaks, aga eestlastele nad ära ei tee. Et noh, ütleme, laulupeod on ju kõigi meie 3 riigi, Eesti, Läti ja Leedu UNESCO pärimusnimekirjas, mis selle nimekirja nimi õieti ongi, aga Eesti laulupidu on ikkagi midagi hoopis teist, kui on Leedu laulupidu. Näiteks, mis seal see põhierinevus on? Ma ei taha leedulaste kohta midagi halvasti öelda, nad on mulle nii armsad. Aga kui me vaatame juba laulupeo ajalugu, siis millal algasid Eesti laulupeod ja millal algasid Leedu laulupeod ja Leedus on olnud väga palju juttu sellest, et kas see laulupidu ei ole mitte Nõukogude kultuuri jäänuk. Mul laps käib Leedu rahvatantsuringis, et käis ka tantsupeol tantsimas siin Vilniuses ja siis käisime muidugi, oleme käinud ka Eesti laulu- ja tantsupidudel. Ta ütles ka, et noh, siin on nii vähe feelingut. Noh, et Eestis oli ikka nagu rohkem feelingut selles mõttes. Nii et jah, et eestlased teevad laulmises iga kell leedulaste ära. See on väga hea. Zanavitšus. Et leidsin tema haua ja vaatasin seda Aušrat, et tuli 1883, ainult 3 aastat leedukeelsena, noh palju hiljem kui Eestis, eks ju, 1805 esimene leht, 1821 teine leht. Millest see leedukeelsuse nii hiline tulek? Mitu põhjust on. Üks põhjus on see, et Leedus oli ju keelatud leedukeelne kirjandus üleüldse tsaari, ütleme siis 19. sajand, ma nüüd sulle täpseid aastaarve ei ütle, nagu salakaubavedajad, kes ei vedanud mitte viina ega tubakat, vaid vedasid raamatuid salaja. Ja leedukeelsed koolid olid põranda all, kuna leedu keeles tohtis küll jah, välja anda, aga see kõik pidi olema kirillitsas. Nii et see on üks niisugune ajaloo lehekülg, millest nagu eestlased on jumal tänatud ilma jäänud. Ja teine asi on muidugi ka katoliiklus, mis teatavasti ikkagi põhineb ladina keelel ja ladina missal ja ka esimene leedukeelne raamat on tegelikult hoopis luteruse pastori kirjutatud Leedus ka. Aga siin nüüd vaatame jälle ülikooli, vaatame, et on vanem kui Tartu Ülikool. 1500. Ja no tänu jesuiitidele. Et jesuiitide algatus see oli ja noh, täpselt samamoodi. Ega siis jesuiidid ei tulnud Vilniusse mitte ülikooli rajama, nad tulid ikka oma usku levitama. Nii et aga Vilniuse ülikool on ime ilus ja täiesti võrratu, minu ülikool ka, seal ma õppisin leedu keelt. Kas sa oled üles leidnud selle mälestustahvli Laidonerile? Ole. Ülikooli seina peal, kuna ülikooli peahoone oli vanasti Vilno sõjakool. Ja seal lavati, aga mul on see täiesti meelest läinud. Lähme otsime. Lähme otsime. Laidoner Universitetas Vilnius. Leedulased ütlevad Johannes Laidoneris. Nii, nüüd me oleme siin ülikooli peahoone ees. Vana ülikooli peahoone just, sest ülikoolil on üle linna palju hooneid erinevates kohtades. 2006. aastal avati mälestustahvel, aga see on hoopiski loodusteaduste fakulteedis Tšurljonio 23. mis on kaugel ja seal oli siis jah tõesti Vilniuse sõjakool ja Laidoner õppis seal. Õppis 3 aastat, 1902 kuni 1905. Nii et ühe teadmise võrra jälle rikkamad.
Kusjuures need, kes lõpetasid Vilniuse sõjakooli, oli vabadussõjas proportsionaalselt kõige rohkem said neid vabadusriste. Ohoo, väga huvitav, sest et seoses Eesti 100-ga oli siin ju ka palju erinevaid üritusi ja üks oli just Vilniuse või Leedu ja Eesti nii sõjalistest kui diplomaatilistest suhetest. Lipp üleval. Ja selle nimi on Viitis tegelikult, selle Leedu ajaloolise lipu nimi ja see on presidendiloss, kui on Eesti Vabariigi aastapäev, siis siin ka tõmmatakse Eesti lipp ja Eesti hümn koos Eesti hümniga kordasse, nii et see on niisugune nagu ka rituaalne koht. Ja kõik, kes siis saavad, see on alati kell 12, nii et keset päeva on suhteliselt raske tulla, aga tuleme ikka kohale ja kuulame, kuidas leedulased Eesti hümni mängivad. Aga kuidas mängivad? No, sõjaväeorkestrid mängivad kõiki hümne väga hästi. Kas natuke tempokamalt ja natuke tempokamalt vahest küll, jah, nii et tahaks öelda, et no poisid, võtke natukene tempot maha, aga ei, see on alati väga meeleolukas. Ja. Mida sa plaanid järgmisel aastal teha? Kuidas siin eestlust edendada? Kuidas edendada eestlust? Siin tekib küsimus, kas eestlust peab edendama või eestlus on selline asi, mis edeneb. Et tal on mingi sisemine vägi, eesti keeles on nii ilus sõna vägi, mis mulle kohutavalt meeldib. Et võib-olla see vägi ongi kõigis eestlastes sees. Ja siis ühel hetkel saab seda väge ühes väikses eestlases nii palju, et ta hakkab välja tungima ja siis jälle tekib mingisugune projekt või asi, et eks näeb. Aga enne koroonat oli igasuguseid põnevaid asju, oli meil siin presidentide disko, siis kui Toomas Hendrik Ilves andis välja selle oma lemmikmuusikaplaadi, siis tutvustasin Eesti presidente ja mängisime nii pätsiaegset muusikat, kui neid on suhteliselt lihtne tutvustada, sest neid ju nii palju pole olnud, eks ole. Kui on emakeelepäev, siis olen vahest andnud siin eesti keele tundi, seal samas Vilnääle jõe kaldal terrassi peal, kuulutanud välja, tuleb 10 inimest ja siis räägid neile, et eesti keel on siuke imelik keel, kus ei ole grammatilist tulevikku ja et eesti keelel ei ole grammatilisi sugusid, kuidas nii saab, mis. Nii et see on põnev asi, aga vaatame, mis on järgmisel aastal. Me oleme vist teelahkmel kusagil. Selge on see, et keel muutub, ta on ju elav. Ta ju peab elama, ta ju peab muutuma, kasvama, kohanema, laienema. Võib-olla on see, mis Raimo Raag ütles keele kohta. Mis ta ütles? Et see kõik on sellest samast, millest ta räägid, sellest tuhinast, aga ikka peab olema keegi, kes selle kokku võtab ja selle sõnastab ja seda edasi kannab, sest ainult tuhinaga ja ilma teadlikkuseta, ilma süsteemita me seda arendada ei saa. Ei loomulikult ja selles mõttes, et eks eesti keel on ka, kuidas öelda, niivõrd eriline keel. Ma ütlen mitte sellepärast seda, et see on minu emakeel, vaid ka tegelikult on eriline keel, et tal on nii tugev struktuur taga, et mind vahest, ma olen Eesti raadio kuulaja, siin ka, iga hommik. Ja kui ma kuulen mingeid imelikke asju reporterite suust, siis ma hakkan kohe kolmakordseda, mõtlen, peaks nüüd neil ikka kirjutama, kuidas nad ikka niimoodi eesti keelt väänavad, mis asja nad siis räägivad. Aga jah. Aga selles kõiges peab olema tasakaal, nagu ütles juba Sammal Habe või kes see ütles seda. Peab valitsema tasakaal. Me oleme praegu siukses rahvustoidu restoranis, mille nimi on Kabiin. Leedu rahvustoidud ongi need kartulitoidud, kartulipannkogid, siis nad teevad siukestes nagu kartulivorstid, mis on nagu verivorst, aga nüüd selle asemel, et vere ja kruupide asemel pannakse soolikasse rivitud kartulit. Nii et jah, kartulirahvas, öeldakse vaene rahvas, kartulirahvas, eks ole, nagu ka iirlased ju tegelikult. Ja see on see, mida siis turistid tulevad küsima, Zeppelina tavaliselt. 1863 oli Leedus suur ülestõus Tsaari-Venemaa vastu
ja siis järgmisel aastal või aasta pärast seda siis kehtestati see seadus, et ei tohtinud enam välja anda leedu keeles trükitud teoseid ega õpikuid ega perioodikat, ühesõnaga mitte midagi. Et kui keegi midagi tahtis välja anda, siis see pidi olema kõik kirillitsas ja siis tekkisid muidugi vastupanu tekkis ja need olid need nimetatud raamatusmuugeldajad, kes siis tõid trükiseid salaja tsaari politsei eest varjudes ja põgenedes üle piiri Karaliautšusest, mis on siis praegu Kaliningradi oblast ja Poolast. Et seal siis neid trükiti ja näiteks Leedu koolid toimusid ka siis täiesti põranda all nende smuugeldajate poolt sisse toodud õpikutega, nii et see on niisugune Leedu ajaloo üks fenomen ja kui mõelda, et see kestis 40 aastat, siis see on ikkagi 2 inimpõlve praktiliselt. Et see on kindlasti tähelepanuväärne asi lihtsalt, mis mõjutab leedu kultuuri ja leedu keelt ka täna. On palju rääkis. Raamatusmuugeldaja. Kust ta tuleb parasjagu? Käib külast külla, kott on leedukeelseid raamatuid täis, kus teab, et on usaldusväärne pererahvas, kes on võib-olla öelnud, et too mulle seal üks aabits ja siis antakse niimoodi käest kätte neid. Ja 40 aastat. 40 aastat, just nimelt. Miks me sellest Eesti kultuuris nii vähe teame? Ma ei tea, miks te Eestis Leedust nii vähe teate. Näed, me oleme nüüd nii õhtusse jõudnud. Oleme jõudnud õhtusse ja Joonas Basanaavitšuse juurde. Tema nagu patriarh, Leedu kõige suurem patriarh. Aga näed, turistid tulevad ka Basanaavitšusega pilti tegema, nii et inimesed teavad, kes ta on. Raamatusmuugeldajaid kiusati taga, püüti, vangistati, koristati, nii et see oli ikka päris jõhker. Rahvas tuli sellest välja ja võib-olla sellest sai alguse leedulaste mingisugune sisemine tung hariduse poole, sest keelatud vili on ju alati magus. Ja paljudki ilmselt kas või esimese või siis 20. sajandi esimese vabariigi haritlastest on oma haridussoovi saanud võib-olla oma vanavanematelt just sellest keeluajast, kui siis leedukeelne kirjasõna oli keelatud. Aitäh sulle selle ilusa Vilniuse eest! Võta heaks, tulge külla!